Kui Soome liitus NATOga, purustas see illusiooni, mida Putin üritas luua. Vene presidendi ähvardused ei tähendanud midagi. Soome näitas Putinile koht kätte ja tegi just seda, mida ta kõige vähem näha tahtis. Aga nüüd lähevad asjad Venemaa presidendi jaoks palju hullemaks. Soome saatis Venemaale ohtliku tuumasõnumi. NATO liit on veelgi tugevnenud. Mis puudutab Putinit, siis ta on just teada saanud, et need tuumaähvardused, mida talle meeldib nii kergesti loopida, võivad saada vastusejõult palju suuremalt riigilt kui Venemaa. Oota korraks, võid nüüd öelda, pea nüüd kinni. Soomel ei ole tuumarelvi, nii et kuidas see saaks Venemaad tuumarelvaga ähvardada? Hea küsimus, ja sul on õigus, Soomel ei ole tuumarelvi. Aga sellel on 1335 kilomeetri pikkune piir Venemaaga ja liikmelisus kollektiivkaitseorganisatsioonis, mis toob vajadusel lahingusse hulgaliselt tuumarelvi. Ja see ongi Putini probleem. Soome ei ütle, et ta ründab Venemaa tuumarelvadega, vaid ütleb, et esimest korda lubab ta tuumarelvad oma territooriumile paigutada, et need oleksid valmis viivitamatult lööki andma, kui Putini ähvardused muutuvad tühjast jutust tegelikkuseks. 17. juunil istusid Soome parlamendiliikmed maha, et hääletada uue seaduse üle, mis muudab kõike. Ja häältega 125 poolt ja 61 vastu võeti seadus vastu. See tähendab, et Soome on just tühistanud aastakümneid kestnud tuumarelvade keelu, mis on võib-olla suurim muutus riigi sõjalises hoiakus pärast teist maailmasõda. See otsus näitab selgelt Soome süvenevat lõimumist NATOga. Kuid Venemaa jaoks seisneb selle otsuse tohutu probleem selles, et see annab lõpuks NATOle võimaluse paigutada tuumarelvi otse Venemaa piirile. See on Putini kõige hullem õudusunenägu. Ja see ei ole otsus, mida Soome oleks kergelt võtnud. Pärast hääletust kirjutas Soome kaitseminister Antti Häkkinen Xis, et see samm oli kaua aega ette valmistatud. Üldine tuumarelvapoliitika on olnud üks kõige keerulisemaid küsimusi kaitseministeeriumis selle parlamendi koosseisu ajal. Aastaid kestnud uuringud, arutelud tuumariikide ja teiste liitlastega ning hinnangud sellele, kuidas Soome julgeolekut saab NATOs kõige paremini tugevdada, ütles ta, nimetades seda otsust oluliseks nii Soome julgeoleku kui ka NATO laiemas vastuseisus Venemaale. Soome tuumakeeld on tühistatud. See otsus sillutab teed sellele, et Soome saab oma territooriumil vastu võtta, transportida ja hõlbustada tuumarelvade liikumist, mis on vastuolus senise aastatepikkuse seisukohaga. Enne Ukraina sõda soovis Soome vältida Venemaa ärritamist. Seetõttu jäi Soome NATOst kõrvale ja seepärast ei arutatud isegi tuumarelvade paigutamist Soome territooriumile. Aga kõik muutus pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi. Nüüd on Venemaa oht nii tavarelvastuse kui ka tuumarelva vallas. Selle muutusega peab Soome kohanema ning selle uue seaduse vastuvõtmine, või täpsemalt öeldes vana seaduse tükkideks rebimine, on Soome viis aktsepteerida 20. aastate reaalsust, andes samal ajal Putinile teada, et ta ei saa kõike oma tahtmist mööda. Putini eesmärk nii Ukraina sõjaga kui ka laiemalt on kujutada Venemaad suure ohuna igale Euroopa riigile, mis ei küsi, kui kõrgele, kui Putin ütleb hüppa. Ukraina sissetung pidi olema kiiresti läbi, et seda ohtu veelgi kinnistada. Kuid aastatepikkune jõhker sõda ja Venemaa ebaõnnestumine Putini ähvarduste täideviimisel on viinud Soome kaitsepoliitika aastatepikkuse muutumiseni, mis on nüüd kulmineerunud sellega. Tuumarelvi saab nüüd läbi Soome liigutada ja see tähendab, et tuumarünnaku tee Venemaale on lühem kui kunagi varem. See otsus näitab ka muutust soomlaste suhtumises tuumarelvadesse. Kas te Soomes tegelikult tahate tuumarelvi oma territooriumile? Nagu New York Times märgib, vältis Soome aastakümneid NATOga liitumist ning neil on sügavalt juurdunud ja õigustatud hirm tuumarelvade leviku ees, kuna neil on piir Venemaaga. Aga Putini tegevus on sundinud Soomet tegema otsuse, mida ta ideaalses maailmas poleks kunagi teinud. Ja see on Putini jaoks veel üks hoop. Hirm pidi takistama Soomet midagi sellist tegemast. Selle asemel on Putini tegevus viinud selleni, et Soome on vastu võtnud NATOs maksimaalse rolli, võib-olla pigem vajadusest kui soovist. Ja see on Putini tulevased NATO-vastased plaanid täielikult ümber kujundanud. Vaatame nüüd asja tuuma. Soomel ei ole tuumarelvaprogrammi, mis tõenäoliselt tähendab ka seda, et neil ei ole tuumarelvade hoidmiseks vajalikke rajatisi. Aga see ei ole peamine. Selle otsusega on avanenud võimalus, et tuumarelvi saab läbi Soome territooriumi liigutada ja potentsiaalselt Soome territooriumilt Venemaa suunas välja lasta. Ja NATO tuumarelvad on peamine tasakaalustaja, kui tegemist on Venemaaga. Statista andmetel toovad NATO liitlased, kelleks on sisuliselt USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa kui tuumavõimekusega riigid, 2026 aastal oli Venemaa vastu kasutada kokku 4215 tuumalõhkepead.
see number oli külma sõja haripunktis, kui tuumarelvastuse võidujooks oli tipus, palju suurem. 1966. aastal oli NATO liitlastel ligipääs 31 492 tuumarelvani. Venemaal oli neid umbes sama palju, mis seletab hästi, miks Soome tahtis nii kaua NATOst eemale jääda. Kuid kuna Venemaa tungib aktiivselt Ukrainasse ja Venemaa ähvardused panevad paljusid, sealhulgas Saksamaa maaväejuhi kindralleitnant Christian Freudenthaleri, avalikult ütlema, et NATO peab olema valmis sõjaks Venemaaga, siis külma sõja aegne arvestus enam ei kehti. Soome ei saa enam Venemaad lepitada ega vältida, jäädes tema sihikust välja. Selle asemel peab ta nüüd oma sihiku Venemaa poole suunama. Ja see uus otsus on selleks ideaalne viis. Venemaa jaoks ei tähenda see lihtsalt seda, et veel üks Euroopa riik on lubanud tuumarelvade paigutamise oma territooriumile. See on riik, mis on Venemaale lähemal kui ükski teine, vähemalt NATO kaitsepositsiooni osas. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa hoiavad tuumarelvi, mille nad ise ehitasid. Lisaks sellele hoiavad 5 riiki Ameerika Ühendriikide valmistatud tuumarelvi. Saksamaa, Belgia, Itaalia, Türgi ja Holland. Relvastuskontrolli keskus juhib tähelepanu sellele, et ükski neist relvadest ei ole relvastatud ega paigutatud lennukitele. Kõiki hoitakse WS-3 maa-alustes varakambris lennubaasides ja ühtegi neist ei saa relvastada ilma Permissive Action Linki või PAL-koodideta, mida kontrollivad Ameerika Ühendriigid. Et neid tuumarelvi kasutada, tuleb need laadida kaheotstarbelistesse NATO hävitajatesse või pommitajatesse ning Ameerika Ühendriigid peavad kõik need heaks kiitma ja andma PAL-koodid. Ühelt poolt tähendab see, et Soome ei kujuta Venemaale otsest tuumaohtu. Lisaks on Soome alles hiljuti oma vanad seadused tühistanud. Me ei tea veel, kas Ameerika Ühendriigid kavatsevad kasutada Soome lennubaase tuumarelvade hoidmiseks. Aga teisest küljest on need praktilised küsimused kõik tulevikuprobleemid. Praegu on oluline hoopis sõnum. NATO muutub tugevamaks ja Soome on selle kõige keskmes. Nüüd on riik, kellel on NATO liitlastest Venemaaga kõige pikem piir, öelnud, et on valmis tuumarelvi vastu võtma. See üksi on Putini jaoks hirmutav. Iga ähvardus, mida ta on kunagi NATO liitlasriigi aadressil teinud, pöördub nüüd tema enda vastu tänu alliansi uusimale liikmele. Aga et olukord Venemaa presidendi jaoks veelgi hullemaks muuta, ei ole Soome tuumaotsus ainus probleem, millega ta silmitsi seisab. Selle suure otsuse taga peitub veelgi suurem probleem. NATO võtab Venemaad tavapärase ja tuumaohu mõttes tõsisemalt kui kunagi pärast Nõukogude Liidu lagunemist. See muudab Venemaa jaoks kõik. Aga enne kui läheme sügavamale, tuletan meelde, et te vaatate saadete Military Show. Kui see on selline ülevaade, mida soovite rohkem näha, siis kindlasti tellige meie kanal. Soome suur tuumaotsus tuli pärast veel üht suurt NATO sammu, mis pani Putini higistama. 8. juunil teatas NATO, et on tugevdanud oma positsiooni Kaug-Põhja ja Arktika piirkondades, luues uusima rahvusvahelise eesliini maaväeüksuse ehk FLF-i, mis alliansil kasutada on. See FLF alustas tegevust 6. juunil ning asub Soomes ja Rootsis. Kuigi raamriigina juhib seda Rootsi, on FLF Soome NATO 9. FLF, millest esimene loodi 2017 aastal, et katta kollektiivkaitse alliansi idatiiba. Otsus selle FLF loomise kohta tehti tegelikult 2024 aastal, mitte kaua pärast seda, kui Rootsi ja Soome NATOga liitusid. Nii et Venemaa oleks pidanud teadma, et see on tulemas. Ärge saage meist valesti aru, see ei ole mingi tohutu jõud. Nordic Defense sektori andmetel koosneb FLF Soome-Rootsi pataljonist, milles on 600 sõdurit, mis pole ilmselgelt piisav, et peatada Venemaad, kui ta alustab täiemahulist sissetungi Põhjamaade aladele. Aga see polegi asja mõte. Alustuseks saab FLF Soome kasvada tänu teiste riikide panustele. Tegelikult on Ühendkuningriik, Itaalia, Prantsusmaa, Taani, Island ja Norra juba teatanud, et nad töötavad koos Rootsi ja Soomega selle jõu arendamisel. Nii et 600 sõdurit on alles alguspunkt, mitte kogu jõud, mida FLF Soome suudab rakendada. Kuid veelgi olulisem on see, et FLF Soome tähendab, et NATOl on nüüd võimalus koordineerida maavägesid. Piirkonnas, mis näib olevat Venemaa võimalike sissetungi sihtmärkide nimekirja tipus, kui Putin kaotab täielikult mõistuse ja otsustab, et läbikukkumine Ukrainas tähendab, et Venemaa peab viima eskalatsiooni kogu Euroopasse. Ja kes teab, võib-olla hakkab see FLF lõpuks mängima rolli Soome uue tuumahoiaku kujundamisel. Tulles tagasi tuumarelvade teema juurde, siis Soome ei ole ainus, kes annab Putinile teada, et ta saab kõrvetada, kui ta jätkab tulega mängimist. 18. juunil, vaid mõned päevad pärast seda, kui Soome võttis vastu oma uue seaduse, teatas UK Defense Journal, et NATO tuumaplaneerimise grupp oli avaldanud ministrite avalduse. See iseenesest ei pruugi tunduda märkimisväärne, kuid oluline selle avalduse juures on see, et tegemist on esimese NATO tuumaplaneerimise grupi avaldusega alates 2007. aastast. Ning see keskendus täielikult NATO tuumavõimekuse moderniseerimisele ja alliansi tuumaplaneerimise võime tugevdamisele.
ajastus on liiga täiuslik, et olla juhus. See on NATO, kes võtab noa, mille Soome just Putini külje sisse lõi ja keerab seda veidi. See avaldus ise ei ole midagi liiga dramaatilist. Seal ei öelda, et NATO on valmis igal hetkel Venemaa pihta tuumarelvi kasutama. Kuid see, mida see avaldus teeb, nagu ütles üks anonüümne NATO ametnik, keda tsiteerib UK Defense Journal, on see, et NATO on liikunud tagasi ekspeditsioonisõjalt aktiivsele kaitse- ja heidutuspoliitikale Euro-Atlandi piirkonnas. Ja see pole veel kõik. Sama ametnik ütleb, et USA toetab seda muutust täielikult. Kummutades väiteid, et USA sõjaminister Pete Hegseth ilmus lihtsalt Brüsselis toimunud kohtumisele, kus avaldus koostati, et teha avasõnad. Kuid ametniku sõnul toetab USA täielikult NATO tuumajagamise missiooni. Ametniku väitel moderniseerib USA koos Prantsusmaa ja Suurbritanniaga aktiivselt oma tuumajõude. Nad lisavad, et USA on korduvalt kinnitanud oma tuumagarantiid ülejäänud NATOle, sõltumata üksikutest muudatustest. See avaldus tehti hoolimata teatatud muudatustest B-52 pommituslennukite pargis ja väidetest, et USA kavatseb vähendada Euroopa NATOle kättesaadavaid süvalöögivõimekusi, viies ära sõjalaevu ning vähendades NATO käsutuses olevate F-16 ja F-15E hävitajate arvu praeguselt 150-lt 100-ni. Me mainisime hetk tagasi ajastust ja siin pole märkimisväärne ainult ajastus Soome otsusega. NATO uus avaldus tuleb umbes kuu pärast seda, kui Venemaa korraldas 3-päevase õppuse, milles osales ka Valgevene ja hõlmas 64 000 sõdurit, 200 raketilaskeseadet, üle 140 lennuki, 73 sõjalaeva, 13 allveelaeva ning 8 mandritevahelist ballistilist raketti, mis olid varustatud tuumalõhkepeadega, teatab NBC News. Need õppused olid selgelt katse tuumarelvadega ähvardada, nagu Venemaa on varemgi korduvalt teinud. Ja on viiteid, et keskenduti vägede väljaõppele, kuidas Oreshniku hüperhelikiirusega rakette kasutusele võtta, mis väidetavalt asuvad Valgevenes. Vladimir Putin on palju tuumarelva ähvardusi teinud. Soome ja NATO on ühendanud jõud, et näidata Venemaa juhile, et tema pole ainus, kes saab mõõka täristada. Huvitaval kombel võib see, mida me just nägime Soomelt ja NATOlt, olla täpselt see, mida Euroopa Välissuhete Nõukogu ehk ECFR oma 17. juuni artiklis vajalikuks pidas, nimetades Venemaad pommiga karuks. ECFR-i peamine argument oli, et Euroopa NATO peab tegema ületunde, et täita oma tuumavõimekuse lüngad. Siiski keskendus suurem osa artiklis sellele, kuidas Euroopa NATO peab leidma viisi selle saavutamiseks ilma USA toetuseta, arvestades pidevat ebakindlust USA seisukoha suhtes NATO osas Donald Trumpi administratsiooni ajal. Nii et võib-olla saame vaadata seda, mida Soome just tegi teises valguses. Kui USA soovib paigutada tuumarelvi Soome, siis suurepärane. Ametniku hoiak, kes rääkis UK Defense Journalile, on reaalsus ja Venemaa seisab silmitsi tohutu heidutusega. Aga kui mingil põhjusel USA viib tuumarelvad Euroopast ära, on Soome endiselt teinud end kättesaadavaks Ühendkuningriigile ja Prantsusmaale kui potentsiaalne koht nende tuumarelvade jaoks. See tähendab ikkagi, et Venemaa jaoks on selge ja väga reaalne oht, kui Putin läheb tavapärasest kaugemale ja muutub tuumarelva kasutamise suhtes liiga uljaks. USA tuumakaitsevari on etteaimatavas tulevikus asendamatu. Eurooplased ei saa sellest loobuda. Kuid nad peavad looma midagi, mis läheneb selle heidutavale mõjule, et Venemaa juhid ei näeks Ameerika loobumist Euroopa kaitsest võimalusena rakendada oma võiduteooriat, kontseptsioone ja võimekusi, kuulutab ECFR. Võib-olla näeme me esimest sammu millegi loomisel, mis suudab peegeldada USA praegust heidutavat mõju. Ja kui see nii on, siis on Soome selle kõige keskmes. Läheme tagasi Soome juurde, kui hakkame videot kokku võtma. Viimastel kuudel on Soome koos teiste Põhjamaadega hakanud valjult väljendama muret Venemaa sõjalise jõu koondamise pärast nende piiridel. Satelliidifotod näitavad, et see koondamine, mis hõlmab uute kasarmute ja rajatiste ehitamist, võimaldaks Venemaal paigutada Põhja- ja Balti piirkondade piiridele kuni 115 000 sõdurit. Kõik see toimub ajal, mil mõned NATO sees arvavad, et sõda Venemaaga võib tulla järgmise 3–5 aasta jooksul, nagu teatavad KIS-i raportid. Nii et see ei ole nii, et Soome oleks lihtsalt omal algatusel teinud oma suurt tuumaotsust. Soome on selle otsuse teinud vähemalt osaliselt seetõttu, et Venemaa teeb väga selgeks, et Putinil on midagi plaanis. Kui see midagi on sissetung NATOsse, siis 10 000 sõdurid Põhjamaade ja Balti riikide piiridel tunduvad loomuliku lähtepunktina. Soome peab igal võimalikul moel takistama Venemaad nende plaanidega edasi liikumast. Riigi tuumaotsus on kulminatsiooniks täielikule kaitsehoiakute arengule, mida Soome on aastaid läbi viinud. Välja arvatud see, et Soome pole viimaseid aastakümneid Venemaasse kergekäeliselt suhtunud. Jah, Soome jäi NATOst välja, kuni Putin sundis soomlasi tegutsema. Aga see ei olnud ka nii, et Soome oleks olnud Venemaa suhtes täiesti neutraalne. Nagu KIS-i raportid näitavad, oli Soome üks väheseid Euroopa riike, kes ei lasknud oma valvsust alla ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991 aastal.
kui teised püüdsid tervitada uut Venemaad, mis on sellest ajast arenenud selliseks, nagu me täna näeme, siis Soome valmistus vaikselt võitluseks, mille tulekut ta alati võimalikuks pidas. Me näeme selle vihjeid Soome sõjaväes. Kuigi Soome armees on vaid 24 000 tegevteenistuses olevat sõdurit, on neil reservväelasi 870 000 ja peaaegu 54 000 paramilitaarset jõudu riigis, kus elab veidi üle 5,6 miljoni inimese. Soome pole kunagi lõpetanud sõdurite väljaõpetamist ja kui Venemaa tungis Ukrainasse, sundides Soomet selle käigus NATO-ga liituma, hakkasime mõistma, miks see nii oli. Nüüd, kui Soome liigub üha enam lahinguvalmiduse poole, tasub nende ettevalmistus, mida 90-ndatel võidi pidada mõttetuks, end ära. Koos Eestiga kontrollib Soome ligipääsu Soome lahele. See on mõjuvõim, mida saab kasutada Venemaa vastu. HIS-i raporti kohaselt võib varem arutatud FLF kasvada kuni 6000 sõdurini. Ja see koos NATO toetatud Põhjamaade õhuväega võimaldaks saavutada õhuülekaalu, mis on vajalik Venemaa ligipääsu takistamiseks Soome lahele. Ja nüüd on tuumarelvadel lubatud läbi Soome liikuda. Kõik see tähendab, et Putinil on Soomega tõsine probleem. Ja see probleem läheb siit ainult suuremaks. Nüüd on lisaks kõigile teistele ettevalmistustele mängus ka tuumarelvad. Homme on Soome veelgi tugevam. Juuni alguses tegi Soome parlamendi kaitsekomisjon ettepaneku tõsta riigi kaitsekulutusi 8,8 miljardi dollari pealt. Nüüd tõstetakse see veidi üle 16 miljardi dollari aastaks 2029 ning seejärel hoitakse kulutusi umbes 17,2 miljardi dollari juures kuni 2036 aasta. Seda ettepanekut pole veel vastu võetud, kuid see näitab suurepäraselt, milline on soomlaste suhtumine Venemaasse praegu. Putin on odd. Soome ei ole sellele ohule kartlikult reageerinud. See on olnud näidata Putinile, et Venemaa ei suuda Soomet ähvardustega taganema sundida. See hoiak muutub ainult tugevamaks. Sõjalised kulutused muutuvad ainult märgatavamaks ja kui NATO kasutab Soome tuumaotsust maksimaalselt ära, on Venemaa vastu suunatud heidutus surmavam, kui see on olnud pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Kui Venemaa seisab Soomes silmitsi kõigi nende probleemidega, peab ta samal ajal tegelema ka NATO tugevnemisega mujal. Balti kaitseliini tugevdatakse. Luuakse uusi kaitsevõimeid ja sõjalisi juhtimisstruktuure. Kõik selleks, et anda Putinile märku, et NATO on valmis, kui Venemaa peaks olema piisavalt rumal, et tungida Euroopa NATO territooriumile. Uuri, mida kõik need muudatused tähendavad Balti riikide ja Venemaa jaoks meie videos? Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie kajastusi NATO hoiakute arengust Venemaa suhtes. Aitäh vaatamast!